Merike, sa tegeled väga paljude erinevate tervendustehnikatega. Kuidas hingamine nendesse üldse asetub? Noh, hingamine tegelikult kõige alus, et mida sügavamale sa tahad iseendas minna, siis seda parem on, kui sa tunned seda teadliku hingamise tehnikat ja mõistad oma keha läbi hingamise. No võtame natuke spetsiifilisemalt siin Jaapani tervendustehnikate kontekstis. Ja no Jaapani tervendustehnikate kontekstis on hästi oluline sügav hingamine ja selline natukene võib-olla isegi selline, no kuidas ma ütlen, häälega sensuaalne, kohati võib tunduda selline erootiline jaapanlaste puhul, eks ju, on seda nagu konservatiivsuse puhul on võib-olla kummaline ka nimetada, aga selline häälega hingamine, et see vabastab kõige paremini ja sügavamalt pingeid kehas. Ja teine asi on D-armoring. Jaa, D-armoring ja kuna ma olen D-armoringi praktiseerija ja terapeut, siis seal samamoodi, et ikka kõik teed viivad Rooma, ikka see sügav ja teadlik hingamine, et kuidas sa muidu nagu lõdvestad ennast, et hingamine on võti ja me ei oleks siin maamuna peal muidu, kui ei hingaks. Absoluutselt. On sul endal mõnda sellist tehnikat ka, mida sa ise tihti kasutad ja mida oleks lihtne praegu vaatajale siinkohal soovitada? Ja tegelikult, kuna mina teen ise Pranasana hingamist, neurotransformatiivne hingamistöö, et siis seda ma aeg-ajalt, muidu see sessioon või see teraapia ise kestab kuskil tund aega või natukene üle. Mina teen vahest selliseid 10 või 5 minutilisi sutsakaid, et äratada keha ülesse. Ja kuna ta on hingepeetusega ja selliste erinevate kiirente aeglaste rütmidega seotud, siis hommikul ongi, et esialgu alustan hästi selliste lühikeste hingamine ja see on läbi kõrre hingamine. Muideks see spetsiifika on see, et jaa, kõrrega sisse. Ja siis kiirendad. Ja lased lahti ja selline hästi lühidalt kirjeldatud, et see tempo nii-öelda kiirendamine või aeglustamine, et see võiks olla pikemalt ja siis lõpus selline hingepeetus, selline, ütleme, et 10 sekundit. Et see on üks jupikene võib-olla sellest Pranasana, sellest tervest nii-öelda setist. Mida on lihtne ise teha? Mida on nagu ise lihtne teha, et selle 5-6 minuti jooksul, et saad nagu sellise energia endas käima mereringe. Mida sa arvad sellisest sündmusest nagu hingamislaulupidu? Kas ka see võib olla koht, kus selliseid tehnikaid avastada? Jaa, hingamine ju laulmisega ka, et hästi oluline ju hingamisõpetused ja kuidas sa hingad, et seda häält paremini välja saada, nii et väga seotud. Aga mis konkreetselt seda vast tulevat hingamislaulupidu puudutab, siis minu meelest on väga äge kombinatsioon kokku pandud. Ja et kui inimene õpib teadlikult hingama ja valitseb seda oma hingamist, et tegelikult siis ta kasutab palju rohkem seda enda väge ära ja samas on ka see, et see hingamine annab võimaluse enesetervendusel tööle hakata, et justkui väikene nupukene, mille sa siis läbi teadliku hingamise sisse lülitad, et oled tervem ja oled rahulikum ja lauluhääl on ka selgem ja ilma värineteta, mis välja tuleb ja